Politsei reidide käigus ei kontrollita alati juhtide kainust või siis piirkiiruse ületamist. Sellistel kompleksreididel on vaatluse all kõik, mis võib põhjustada liiklusohtu, kas teile endale või siis sõidukis viibijatele. Olulisel kohal liiklusohutuses on turvavarustuse kasutamine, olgu see siis turvavöö või siis näiteks vastavalt vanusele laste turvavarustuse kasutamine. Paraku teatud puhkudel sellega ei soovita arvestada, nagu juhtus selle juhiga, kelle sõidukis oli ka laps. Kes see nagu siis teie lapse turvalisusest hoolitsema peab? Räägin uuesti, lihtsalt turvatoon on olemas, aga siia autosse ei mahu. Noh, siis ma räägin uuesti, siis ei saa sõita lapsega selle autoga ringi, kui turvavarustust ei saa siia autosse panna. Okay. Praegu jätame siia lapse või mis see lahendus on? Millistel kasvule, eale vastav turvavarustus peab olema sõidukis? Kuidas peab turvavöö paiknema, kuidas see peab üle? Nagu parim lahendus on see, et siis tuleb see sõit ära jätta, kui ei ole võimalik lapsele vastavat turvavarustust sõidukisse paigutada. Paraku on meil tänapäeval veel väga palju lapsevanemaid, kes oma laste turvalisuse eest sõidu ajal hoolt ei kanna, panevad siis väikesed lapsed tavalise turvavööga kinnitavad, turvavöö jookseb üle nägude, üle kõride, siis arvestamata sellega, et liiklusõnnetuse hetkel see turvavöö võib sellele lapsele tekitada väga tõsiseid vigastusi. Selgitused on kahjuks väga halvad, võtame siis niimoodi, et tihti ei saada aru, et pannakse laps ohtu ja kuni lõpuni ikkagi oldakse veendunud, et see ju kõik on täiesti normaalne. Seega juht väidab kindlameelselt, et turvatool ei mahu autosse ja tema ei saa midagi teha. Tundub nagu otsitud põhjus. Või siis järgmine näide. Auto aagis on selgelt ülekoormatud. Mis aagis teil taga on? On sõiduauto aagis. Kergaagis ja palju seal kaalu peal on? No kaal on natukene. No palju on natukene? Ma ütlen, on üle, ma olen ühe talumeele viin vilja ära Türi alli. Palju kotis on? 800 kilo on peal. No aagis on ju nii raske, et... See auto kontrollib seda täitsa ära. No, tundub, et te nagu ise ei saa aru, et tegemist on ikkagi päris tõsise probleemiga, kui te veate kergaagisega, mis on ette nähtud 400 kilo vedamiseks, on üle 2 korra rohkem peale, et polnud teie dokumenti. Selliste rikkumiste eest on karistused suhteliselt karmid. Esimese sellise eksimuse korral on see 800 €, teisel korral aasta jooksul suureneb see juba 1200 €-ni.